Lahendame nüüd järgmised kaks absoluutväärtust sisaldavat võrrandit. Kõigepealt tuletame meelde absoluutväärtuse definitsiooni. Arvu absoluutväärtus oli võrdne selle arvu endaga, kui tegemist oli mitte negatiivse arvuga, ja tema vastandarvuga, kui arv oli ise negatiivne. Nüüd seda omadust siis rakendades võtame kõigepealt selle esimese võrrandi ja oletades, et avaldis, mis absoluutväärtuse märkide vahel on mitte negatiivne, siis ta ongi võrdne arvuga 4 ja teisel juhul, oletades, et on tegemist negatiivse väärtusega, siis on võrdne tema vastandarvuga. Ja nüüd lahendame need mõlemad võrrandid. Kõigepealt esimesest variandist järeldub siis 5 3 teisele poole, et 4 + 3 ehk x võrdub 7. Nüüd teisest variandist saame, et -x + 3 on võrdne 4, ehk siit edasi saame, et x võrdub 1 ja järelikult korrutades -1 läbi, x võrdub -1. Nüüd oleme mõlemad vastuse variandid leidnud, 2 lahendit, esimene, teine, ja nüüd kontrollime neid lahendeid. Kontrolliks paneme siis saadud tulemuse esialgsesse võrrandisse ja kõigepealt siis esimene võimalus, kui x võrdub 7. Ja absoluutväärtuse märkide vahel on siis 7 - 3, ehk see on 4 absoluutväärtus ja on võrdne 4. Ja võrrandi vasak ja parem pool on omavahel võrdsed. Seega see lahend sobib. Nüüd võtame teise võimaluse. Kui x on -1, siis absoluutväärtuse märkide vahel olev avaldis on võrdne -4, mille absoluutväärtus on samuti 4 ning samuti võrrandi vasak ja parem pool on võrdsed. Ehk esimesele võrrandile jääbki meil siis 2 lahendit, need on 7 ja teine lahend -1 ja kontrollisime samuti, et mõlemad lahendid sobivad. Nüüd täpselt samast põhimõttest lähtudes lahendame ka teise absoluutväärtusega võrrandi. Kõigepealt jällegi oletame, et absoluutväärtuse märkide vahel olev avaldis on positiivne, siis sellisel juhul selle avaldise väärtus on võrdne 5. Ja nüüd siis lahendame selle saadud võrrandi ära. Kõigepealt siis viime teisele poole 5, vasakule poole ja paneme võrrandi võrduma 0. Saame, et x ruut -2x -8 võrdub 0. No ja selle taandatud ruutvõrrandi võime lahendada ka peast Weti teoreemi kasutades. Lahendite korrutis on -8 ja lahendite summa peaks olema meil 2. No need arvud peaksid olema siis -2 ja 4. -2 korda 4 annab -8 ja -2 ja +4 annab summaks +2. Nii, esimesed 2 lahendit oleme saanud. Nüüd teise variandina oletame siis, et absoluutväärtuse märkide vahel olev avaldis on negatiivne. Järelikult võtame tema vastandarvu väärtuse, on võrdne 5. Nüüd eelmisel juhul me avasime siit sulud, aga tegelikult võib ka kasutada võimalust, et korrutame -1 läbi, on meil vähem märgi muute ja see võrdub -5. Ja nüüd samamoodi viime siis -5 vasakule poole, võrdub tema siis 0 ja saame võrrandiks x ruut -2x + 2 võrdub 0. No selle võrrandi juures on kohe lihtne näha, et kui me nüüd hakkame teda lahendi valemi järgi lahendama, leiame siin näiteks ennem diskriminandi, siis sellisel juhul nii b ruudus -2 ruudus on 4, -4 korda, a väärtus on 1, 4 korda 1 ja korda 2 ja saame selleks väärtuseks -4. Kuna diskriminant on negatiivne, siis sellel võrrandil lahendid muidugi puuduvad. Ehk jäävad meil siis lahenditeks -2 ja 4. Ja loomulikult on vaja siis ka neid lahendeid kontrollida. No võtame selle esimese lahendi -2, jällegi paneme selle esialgsesse võrrandisse, -2 ruudus, -2 korda -2 ja -3.
ja absoluutväärtuse märkide vahele tuleb siit siis meil 4 pluss 4 miinus 3 ja 4 pluss 4 8 miinus 3 on 5 ja 5 absoluutväärtus on 5. Nii et võrrandi vasak ja parem pool on omavahel võrdsed. Nüüd kontrollime ka teist lahendit. 4 ruudus miinus 2 korda 4 miinus 3. Saame absoluutväärtuse märkide vahele siis 16 miinus 8 miinus 3. 16 miinus 8 on 8, lahutame 3 ära, järgi jääb 5 ja samuti vasak ja parem pool on omavahel võrdsed. Ehk saime sellele võrrandile siis 2 lahendit, miinus 2 ja teine lahend 4 ning nagu nägime, siis teisest variandist lahendid ei tulnud, nii et need 2 lahendit jäävadki siis võrrandile ka tulema.